saying already third time. Tere! Me oleme nüüd Mallorcas ja tulime siia nädalaks ajaks. See on siis nii-öelda baby moon. Olengi hetkel tegelikult 31 nädalat rase ja see on viimane reis kahekesi pikemaks perioodiks. Mingi hetk me muidugi reisime uuesti kahekesi, aga hetkel siis mingi lähitulevikus ilmselt kahekesi enam reise ei tule. Täna on siis esimene päev. Eile tegime check-in'isi ilusasse ruumi. Täna siis lähme ja uudistame siin ümberringi, mis siin on. Kindlasti lähme ujuma ja lihtsalt võtame rahulikult. Kell on alles pole vist 11 veel, et pakime praegu kohkotti, vaatame ringi. Võtame rahulikult. Tšauki, me oleme nüüd ühes kohvikus siin. Ma olen nii hea blogija või vlogija, mis iganes see nimetus on, et ma unustan kogu aeg filmimaks, kui toit on laual ja et võiks näidata, mida ma söön, aga ma juba filmisin ainult seda osa, kus siis kõik oli söödud juba. Hommiku me siis veetsime mere ääres tegelikult, päevitades ja nautides ilust ilma põhimõtteliselt, lugesime raamatut ja käisime ujumas. Nüüd lõunapoolikul oleme siin kuskil, ma ei teagi, mis selle linna nimi on tegelikult. Jalutame siin natuke ringi, uitame ja tänase päeva jooksul võtamegi ainult ühe piirkonna ja käimegi väikestes lindades, poodides ringi ujumas, päevitame, hästi niisugune mega chill. Ja täna õhtul on tegelikult Taani-Serbia jalgpallimäng ka, et me vaatame seda ka täna õhtul. Mul oli pisikene hirm, et selle reisi jooksul, et mingi kuuma laine tuleb siit sellest piirkonnast üle, et olla siin 31 nädalat rase ja kuuma lainega oleks nagu mega killer, aga üllatuseks ongi see, et tegelikult nagu mõnus niisugune tuul käib siit külm, nagu, mitte külm, aga nagu tuul, väike tuul on nagu siin, päike paistab, soe, mõnus, täielikult nagu mega hea ilm on just nagu olla siin rase ja chillida ringi, et mega vedanud sellega. Et ei ole nii hull, kui ma algselt arvasin, et olla 7 kuud rase ja siis reisida nii-öelda. Teist päeva. Me oleme nüüd rannas siin kuskil ja sõidame kuskil Mallorcas põhimõtteliselt ringi, ehk siis väga vabalt võtame järgmise päeva samamoodi. Seikleme ringi, rand, toit ja ei midagi crazy't nii-öelda. Et ei teagi, mis meil plaanis on. Pigem nagu vaatame ikkagi väiksed linnakesi ja kohvitame ja joome alkoholivaba õlut põhimõtteliselt, või mina joon vähemalt. Et selline mõnus päevake. Right? Right. Me oleme nüüd linnas nimega Valdemosa.
ja hästi niisugune armas pisikene sidi on, väike linnakene ja mis huvitav asi on see, et tegelikult turiste on mega vähe. Põhimõtteliselt ei olegi. Ja liigume siit edasi Teiasse. We going to Teia. So Teia now, yeah? Yes. Looking sharp as usual. Tere kolmandat päeva. Me hakkasime minema Soller, öeldakse selle linna kohta, sellest piirkonda ja siis järsku avastasime, et siin on outlet. Me siis teeme siin peatuse üldse. Ning natukene huvitame siin mingi. Ma mõtlesin, et rääkida teile, et siis nagu rasedana, 31 nädalat rasedana reisida on. Seal on mõned faktorid, mis nagu peab meeles pidama. Kõigepealt väga mugavad riidud, väga palju pause, varjus olemine, vesi ja mitte väga palju seiklusi. Et ma arvan, et neil mõned korrad on olnud ikka päris, või 2 korda on mul olnud niimoodi, et mul on paanikahoog natukene, et nagu kõht on juba suurem ja natukene raskem on liigelda ringi nii-öelda. Aga muidu on okei. Okay. Get down again. I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Broke my Nii väike shopping tehtud, 2 tundi olime seal hetkel ja Hendrik leidis endale ujumis-shortsid ja ma leidsin endale Skechesi tossud ehk siis sellised, mida saad lihtsalt nagu upsti sisse panna, jala sisse panna, millega nagu lihtne nii-öelda sügisel, kui beebi on kohal, siis kui jalutama vaja minna, siis on lihtne minna nii-öelda kiiresti. we both knew what to do. She had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle, I saw into her hazel eyes. Jalgpallimatš. Commandermark. Taani Saksamaa vastu. Ma avastasin just, et ma olen väga halb vlogide lõpetaja. Tegelikult ma avastan seda just. Ma olen alati olnud natukene halb selles, et lõpp nagu polegi selle storyline'il, aga praegu on juba augustikuu ehk siis 6 aega hiljem, kui see video on tehtud. Ja ma olen tegelikult kodus, panengi praegu seda videot kokku siin, seda vlogi. Ja reisi kokkuvõttes siis tegelikult oli väga mõnus reis Mallorcasse ja me plaanime isegi tagasi minna mingi päev. Ja vaatasimegi, et see on nagu ideaalne asukoht, kui sul on beebid ja soovid nii-öelda resort a little bit vibe'i, aga samas nagu chilli ja mõnusat vett ümberringi. Ei ole mega kuum ega midagi. Ja vaatasimegi, seal on niisugused hotellid, mis pakuvad kõik hinnas ja mere kõrval täpselt ja beebi või lastega on väga lihtne sinna reisida ja seal viibida nii-öelda. Et see on siis meil nii-öelda filtreeritud asukohti. Ehk siis meil listis, kui meil on juba lapsed või beebi, vähemalt üks laps, siis on koht, kuhu minna nii-öelda. Taanist on päris soodne ka ja ma kujutate, ma arvan, et Eestist on ka soodne minna sinna. Et see oli siis selle avastus nii-öelda. Ja veel üks avastus oli see, et meile tegelikult meeldib isegi olla mere ääres ja teha ei midagi. Sest viimased 3 päeva me reaalselt olemegi mere ääres ja sellepärast mul ei ole konkreetset lõppu sellele videole, kuna me
mul ei olnud midagi filmida, kuna me olimegi vees ja mere ääres lihtsalt võtsime päevitustoolid ja täpasid basically. Ja nautisime natukene juua, süüa, näksi, ice creami ja oli mingi mõnusalt seal. Ühesõnaga, that was the story end. Näeme järgmises videos.